Hei kõigile! Täna hakkame vaikselt varustust pakkima suvereisiks ja oleme siin mõned lisaasjad soetanud. Näitame selles mõttes, teeme tänases videos ühe unboxingu. Ostsime ühe kajaki täis puhutava ja siis räägin natukese vestidest. Siis kindlasti kontrollime ära supika. Vaatame, kas ta õhku peab, kas seal on võib-olla mingid, kui tal on auk sees, siis me seda kaasa ei võta, et siis vaatame, mis edasi saab. Aga tänase video põhiline eesmärk on see, et teeme väikse unboxingu siin. Ostsime siukse kajaki. Loodame, et me saame selle täna ilusti kokku. Kontrollime üle, kas kõik vajalikud jubinad on kaasas. Karvistutan välja, hiljem jätame ta siia, siin peaks kaasas olema ka seljakott, et vaataks täna nagu seda põhiliselt. Aga ega ei olegi midagi muud. Tõmbame ta laiali, paneme võib-olla timelapsi käima ja vaatame ka seda, kaua meil selle jaoks aega kulub, et paneme siin kella käima ja nii on. Nii, tõmbasime selle pakist välja. Nüüd vaatame, hakkame teda täis pumpama siin, eks ju. Oli mingi juhend ka kaasas. Seda vaatame siis, kui me hätta jääme. Praegu ma näen, et siit tuleb need 3 täiteava täis pumbata. Pumbal oli päris huvitav oli see, et erinevad need otsad on siin kaasas. Tegelikult peaksime proovima seda, et äkki meil supikale sobib ka mõni neist. Siis meil piisaks ainult ühest sellest, mida kaasa võtta, aga see ei ole ka eriline kaal. Nii, aga rohkem polegi midagi. Pingid kusjuures ei olnud eraldi, vaid need jäävad siia krõpsuga siia sisse. Need on ka eraldi täis pumbatavad. Et saame näha, et paneme uuesti timelapsi käima. Vaatame kaua, kui ruttu me need täis pumpame, et see paat oleks sõiduvõimeline. Nii, saime pilli kokku. Tegu on siis Decathlonist ostetud kajaki triboard. Sellele peale saab võtta 230 kilo. Istekohti on siin 3. Neid muidugi on see, et see alumine osa on ka täis pumbatav. Villem siia väga palju õhku vist ei lasknud sisse. Neid pinke saab siit välja põhimõtteliselt võtta, tõsta edasi. Mis iganes, saad minna üksi sõitma, kolmekesi. Siin on mingisugune paki, saad mingeid asju hoida. 2 aeru oli kaasas, pump, ikkagi et meie pump ei sobi. Supilauapumbaga selle proovisime ka ära. Ja rohkem nagu väga ei olegi midagi. Et ma ei teagi, kas aerud annab ka kuskile kinnitada äkki. Seda kohta siin ei ole mõeldud. Ja muidu mulle tundub väga ägeda olevat sellepärast juba, et need küljepaunad käivad lukuga lahti. Ja neid sisusi annab siis kas remontida või asendada. Ja väidetavalt pidi nagu 10 aastat olema varuosade tarne garantii, et no saame näha, võib-olla sõidame selle esimese kivi otsa selle kuskile puruks, aga muidu ta mulle meeldib. Alla siia käivad veel 3 uime. Noh, neid me ei hakanud praegu siia panema, sest polnud nagu pointi, aga
muidu see materjal tundub nagu sarnane pealt olevat või siit alt olevat nagu supilauad on. Ja pealt on siis siukse tugeva riidega tehtud. Nii, pumpame vahepeal supilaua ka täis, kontrollime selle üle ja siis vaatame neid suuruseid, võib-olla võrdleme siin ja siis katsume kogu selle asja kokku pakkida. Siis ma räägin võib-olla natukese vestidest. Vestidega juba meil selgus see, et kõige väiksem vest tuleb meil asendada järgmise suurusega, mis meil oli olemas ja üks suur vest tuleb nagu juurde osta, et sellest lähemalt kohe varsti. Nii, pumpasime supika ka täis. Selle täis pumpamine on palju raskem kui selle siin. Näeme, et ta ei leki kuskilt. Tundub, et see kannatab kaasa võtta küll. Et see on meil käinud väga paljudel reisidel. Supikas ja see kajak on täis puhutud. Vaatasime oma need vestivarud üle, mis meil siin on. Et see on siukene üliõhuke, ülimõnus mugav. Aga temaga on väike miinus on see, et okei, siin on pealkirjas 50–70 kilo. Aga siin peal on nii-öelda newtonid antud ja sellel vestil on newtonid on 50. Ehk siis ta on siukene, ma isegi ei tea. Kindlasti ta midagi aitab, midagi kaitseb, aga vastavalt siin osade riikide seadustele tuleb kasutada veste, mis on 100 newtonit. Minu see vest on, mulle endale ütleme nii, et ma ujumisega on väga sina peal, et mulle endale seda väga kanda ei meeldi, aga midagi pole teha, kui nõue on siukene, siis peab seda tegema. Et nendel laste omadel siin on, nendel on nüüd 100 newtonit, aga see on nüüd meie kõige väiksem on liiga väike. Ehk siis sellest me peame loobuma. Ja selle asemel on siin üks siukene nõksa suurem, mis on ka 100 newtonit. See netele läheb ilusti. Mõõdu poolest paras, kaalud ka klapivad. Ehk siis meil on vaja ühte või kahte vesti, mis vastaks Horvaatia veenõuetele, kus sul on oma isiklik nii-öelda veesõiduk. See küll ei ole minu jaoks sõiduk, aga seal on siuksed reeglid ja neid me kindlasti peame jälgima, et mitte trahvi saada. Nii, ma arvan, et siin sai üle vaadatud kõik, paneme kogu selle asja kokku. Ma juba pakin ta suvilasse ära. Varasemates videodes olete näinud, kuhu sinna kõige alumise nari asemele. See kajak ja supika saavad kindlasti sinna ja kuna meil siin, ma arvan, et mingis järgnevas videos me käime ka kaalumas ehk siis kogu seda karavani ja autot, siis ma tõstan need juba sinna peale ära, siis ma umbes tean, et kust kohast peame hakkama kärpima, kus ei pea, võib-olla ei pea üldse. See selgub siin, et ma arvan, et Villem paneb nüüd uuesti timelapsi käima ja korjame selle laagri siin kokku. Ja võib-olla kaalume lõpus ära ka eraldi need supikakoti, kajakikoti, siis meil on endal teada, kust mida võtta saab. Ja rohkem polegi midagi, et Villem pane timelaps käima ja hakkame toimetama. Nii, vaatame, kaalume üle ka, palju meil supikas kaalub koos aer, pump, mis siin sees on, eks ju.
mille peal pidama jääb. 11,7 kilo. Nii. Siis vaatame, palju see kaalub. Ma ei teagi, kus siit kinni saab võtta. Võtame sellest kinni. Nullin kaalu ära. No, ligemale 20 kilo. Okei. Et sellega on lihtne. Kuna meil eesosa on niikuinii raskem, need tõstame sinna taha voodi alla, siis näeme juba, tagaots läheb nii palju raskemaks, eestots peaks kergemaks minema. Siis käime järgmises episoodis ära kaalu peal. Vaatame siis, palju need asjad kokku kaaluvad. Et rohkem ei olegi tänases osas midagi. Kajaki selle lingid ma panen küll alla, et mis tüüpi ta meil on. Ja siis on kõik. Tšau!